tere, räägime siis natuke montaažis ka. Ehk siis montaaž, mis see tähendab? See on siis nende piltide, kaadrite või plaanide kokkupanemine, mis te olete filminud oma filmivõtetel. Ehk siis eeldame, et teil on juba piisavalt kaadreid erinevate suurustega, erinevad plaanid. Ja siis nüüd te istute sinna montaažiprogrammi või monteerite oma telefonis. Ja siis te peate esialgu tegema ühe suure puhastustöö. Ehk siis visata välja kõik kaadrid, mis on miskipärast läinud valesti. Aga jätke kindlasti alles need, mis tunduvad nagu mitte nii head tehniliselt, aga võib-olla seal on mingi näitlejatöö hea või mingi emotsioon on suurepärane. Seda kindlasti jätke alles, sellepärast et kuhu ma tahan jõuda, et montaažis on kõige olulisem aspekt on emotsioon. Ehk siis vaataja tahab samastuda peategelase tunnetega. Et me tahame tunda nende peategelaste tundeid või tahame aru saada sellest probleemist, et see käib inimestel läbi emotsioone. Seega see on üks kõige olulisem asi montaažist. Teine asi on tempo. Ja kindlasti on vaja usaldada oma loovusinstinkte ja oma sisemist rütmi. Ilma selleta ei saa teha head montaaži. Ja teised asjad on muidugi praktilised, et millest ma rääkisin, et mingid kaadrid ei lähe omavahel kokku, ehk siis kes suurplaan ei lähe suurplaaniga kokku. Alati lähevad kokku suurplaan, keskplaan ja üldplaan. Hea alustada iga tseeni mingisuguse sissejuhatava kaadriga, mis on tavaliselt üldplaan, kus on nagu näha, kus kohas toimub see tegevus, kes on see peategelane ja siis mida järjest me sellesse konflikti lähme, siis kasutame järjest neid suuremaid kaadreid, ehk siis keskplaani või siis suurplaani. Suurplaani kasutage sel juhul, kui see on väga oluline moment. Ei ole mõistlik täis toppida suurte plaanidega, ehk siis inimeste näodega su filmi, sest see on kõige emotsioonirikkam pilt, mis me suudame läbi kaamera tajuda inimesena. Kui need kaadrid lähevad valesti, ehk siis suurplaan ja kesksuurplaan ja tekib selline niinimetatud jump cut. Ja miks peaks neid vältima? Sellepärast, et see tekitab ebasujuvust. Ja montaažis on ka väga oluline ja loo jutustamis ka, et oleks see sujuv. Ja ärge kasutage kaadreid, need samad kaadreid mitu korda, et filmimisel tuleks nagu olla tähelepanelik, et on erinevad kaadrid. Ja kui on 2 korda need kaadrid, ei ole midagi kasutada, alati on ka võimalik digitaalselt sisse zoomida. Tekitaks sellist variatsiooni, mis on siis vaatajale huvitavam. Peab lõikama filmi tegevuse pealt, et see ka tekitab sujuvust. Siis tuleks ka vaadata, et näiteks esimeses kaadris oli tegelane näiteks vasaku serva peal ja teises kaadris, mis sa tahad panna, on tegelane juba parema serva peal. See tekitab ka vaatajale sellist nagu liiga palju peab silmi liigutama ühest kaadrist teise ja tekitab ka mitte sujuvust. Aspekti suhe, millest me rääkisime, et kui me filmime oma telefoniga niimoodi 16:9, siis me ei hakkaks sisse toppima mingid muus aspektiga pilte ala 4:3 formaati või püstipidi formaati. Peab kõik välja lõikama, mis ei vii lugu edasi. Ehk siis tundub, et sa tahad veel seda seletada, aga tegelikkuses sa pead minimaliseerima seda informatsiooni, mis sa edasi annad. Et kindlasti lõika pigem varem ära seda dialoogi, kui mingi jutt kordub, et need kordused ei oleks. Tehniliselt noored monteerijad või noored filmitegijatele väga meeldib üleminekuid teha ja erinevaid efekte. Professionaalsed kasutavad need väga
läbimõeldud, et me ei topi täis igasuguste üleminekutega oma filme, vaid täpselt, kus see on vajalik ja kus on põhjendatud. Näiteks filmi alguses tuleb kaader üles mustast siis või filmi lõpus, kus tuleb kaader alla ja läheb mustasse. Et olge sellega ettevaatlikud, et mitte liiga palju seda kasutada. Et eks üleminek võib väljendada ka aja möödumist. Kui te tulete siis oma materjaliga, siis te peate seda kopeerima kuskile. Te võite kasutada selleks mingisugust kõvakettad või kohe arvutisse või see võib jääda ka telefonisse, kui seal te monteerite, aga igaks juhuks alati on tore seda salvestada veel kuskile. Noh, on palju kordi juhtunud, et materjal on kadunud ja siis terve päev töö on nagu kahjuks ära kustunud. Sa saad natuke värvikorrektsiooni teha, see on igas montaažiprogrammis algsel viisil olemas, sa saad ka panna seda terve filmi kuskile teise tasuta projekti, näiteks DaVincisse, kus saab nagu põhjalikumalt näiteks värvikorrektsiooni teha. Et noh, et natuke oleks ühtlasem, kui on näiteks kuskil rohkem valgust ja järgmises kaadris on vähem valgust, siis saad seda ühtlustada. Ja siis võiks teha niimoodi, et sa saad mõni päeva puhkepausi, kui sul on aega sellest, ja siis vaadata oma materjali uuesti üle. Ja see natuke, et sa eemaldud sellest materjalist, võib juhtuda, et sa annab uusi ideesid, sa saad oma materjali eemalt natuke vaadata ja läbi viia uued parandused. Samuti ma soovitan, et näitaksid oma materjali sõbradele, õpetajatele või kellegi teisele, et oleks see kõrvalpilk, et kas nad saavad üldse aru, mida sa tahtsid rääkida, kas sa saavad su loost aru ja kui nad ei saa, et miks nad ei saa. Et seda on alati hea kuulata ja siis sa saad selle järgi oma korrektuure teha.